tänases saates külastame Akumaali, läheme loomaaeda ja Itškil-Tsenooti ujuma. Pikk rannajoon Kariibi mere ääres lausa kutsub enda rüppe. Kui sõita turismimekast Cancunist otse lõuna poole, jääb tee äärde palju huvitavaid paiku, mida külastada. Veepargid, delfinaariumid, loomaaiad, karstikoopad ja nii edasi. Samuti ka pisikesi kauni rannaga linnakesi, kus elutempo rahulikum ning mis tuntud eelkõige rikkaliku mereelustiku poolest. See siin on aga Akumaal. See on üks pisikene kaluriküla Laiadel Karmenist paarkümmend kilomeetrit Tulumi poole sõites. Mis selle koha eriliseks muudab on see, et siin meres on meeletult palju kilpkonni ujumas siin samas rannas ja sellepärast tuuakse siia ka hordide viisi turiste. Loomulikult mõõduka tasu eest saad laenutada omale snorgeldamisvarustuse, kui sul endal seda ei peaks olema ja voilà, ilma piletita roni lihtsalt vette, hakka ujuma. Ainus tingimus on see, et ära kilpkonni puutu ja ära neid sega ja tänu sellele on nad ka väga julged, neid lasevad endale üsna ligidale ujuda ja ennast vaadelda, pildistada, filmida, mis iganes. Nii et lähme uurime järgi. See siin on aga Crococún Zoo. See asub Cancuni ja Playa del Carmeni vahepeal tee ääres, seda on väga lihtne leida ja see on üks huvitav koht sellepärast, et siin näeb krokodille. Kui Mehhiko reisi ajal näiteks te juhtumisi ei satu neile kuskil võsas või kuskil lombis peale, siis siin Crococún Zoos on päris reaalne võimalus krokodille näha ja pisikest krokodilli võib-olla ka kätte võtta. Ja siin näeb tegelikult ka paljusid teisi just nimelt väljasuremis-ohus loomi ja linde, kes elutsevad Yucatani poolsaarel ja need kõik on siis siin Crococún Zoos olemas. Väikse tagasihoidliku tasu eest saab osta siit kaasa ka toidupakikese, millega saab neid elukaid ja tegelasi siis endale ligemale meelitada, et näiteks nendega koos pilti teha. Makaavid, papagoid, kakatuud ja muud värvilised tegelased, kes siia tulijaid esmalt tervitavad, on ilmselt siinse loomaaia parimad laulumehed. Osad neist suudavad õppida 7-10 erinevat sõna, teised jälle 80-100 sõna ja laulu, mida nad oskavad korrata, kuid ilmselt ei tea nende tähendust. Small guys, they can learn 7 to 10 different words. Hola, Anna! Osad linnud on konfiskeeritud illegaalsetelt loomapidajatelt, nagu umbes sellised, kes teile troopilistes riikides pakuvad tänaval võimalust kas eksootilise linnu, lõvipoja või ahviga pilti teha. Võtke teadmiseks, et rääkigu sellised inimesed mida tahes, siis antud tegevus tänavatel on täiesti illegaalne loomade piinamine. Well, in Mexico we have 2 species of crocodiles, the swamp crocodiles and the river crocodiles. These guys are swamp crocodiles. As you can see, the skin is a little dark because they live in muddy waters, so it helps to camouflage.
ja nagu karta võis, roniski ilmselt kunagi palju Steve Irwini saateid vaadanud hulljulge loomaaia töötaja peagi ise krokodillide juurde, et neist lähemalt rääkida ja mõni väiksem isend turistide jaoks ka välja tuua. Mis aga krokodillidesse puutub, siis nendega lähemalt tutvumine aga sellega ei piirdunud. Enda vapruse testimiseks pakuti ainulaadset võimalust krokodilli aedikust lihtsalt läbi jalutada. Õnneks aga krokodillide huvi minu kui õhtusöögi vastu puudus, sest vastasel juhul te seda saadet praegu lihtsalt ei näeks. No ja siis muidugi veel hulgaliselt kõikvõimalikke kohalikke roomajaid ja imetajaid, vähem mürgiseid ja surmavaid, püütonid, lõgismaod, albiinopüütonid, kitsed, koerad, pesukarud ja muidugi ahvid. Nüüd aga natukene sellest, kuidas tegelikult eksootilised loomad inimeste kodudesse jõuavad. People sometimes want them like pets. So to get this one as pet, you need to get the baby. And to get the baby, you need to kill the mom. When the hunter kills the mom, the baby cries and calls the rest of the group. So the hunter needs to kill the rest of the group. And they will kill like 20 monkeys just for getting one baby. So it's a sad history. That's why we let them free and wild. Need Krokokan Zoos nähtud ahvid ja ka paljud teised loomad siin ongi konfiskeeritud illegaalsetelt loomapidajatelt ja elavad nüüd oluliselt naturaalsemates tingimustes. Nii et enne kui kuskil kuurordis eksootilise loomaga pilti lähete tegema, mõelge sellele, et see loom on seal vastu tahtmist ja mitte oma naturaalses elukeskkonnas. Mehhikos on meeletult palju karstikoopaid või nagu nad ise nimetavad senoote ja õnneks on võimalik minna paljudesse nendesse senootidesse ujuma. Ja üleüldse pidi Mehhikos maal voolama üle 600 kilomeetri inimsilmale esialgu nähtamatuid jõgesid. Aga nüüd lähme siis Ichkilli senooti ujuma. Sellist võimalust palaval päeval ei saa jätta kasutamata. Seda enam, et tegemist on väga omapärase loodusliku nähtusega. 60 meetri sügavune ja 40 meetri laiune kraater, kuhu suubub mitu mageveejuga. Allpool veepiiri on veel 25 meetrit, kus ujuvad pisikesed sägad. Sellist meeletut auku nähes tekkis ka omal küsimus. On keegi kunagi ka sealt täitsa ülevalt vette hüpanud? Siis võin öelda, et on küll. Mõned aastad tagasi toimusid samas kohas ka Red Bull kaljusukeldumise võistlused. Ja muidugi on kirsiks tordil peale jahutavat ujumist Maiade järeltulijate sümboolne show-number.
järgmises saates. Külastame ilmkuulsat Chichen Itza püramiidi. Läheme Grand Cenooti sukelduma ja vaatame, mis vahet on tekiilal ja tekiilal.